oleme siis jõudnud nüüd Ravaile. Me jõudsime tegelikult eile juba siia, aga siin toas oli nii pime, et ma ei hakanud siin enam väga midagi filmima. Mingid klipid tegin, ma panen need ka siia. Ja siis me käisimegi eile, tõime rolleri ära, natuke jalutasime, käisime söömas ja siis kell oligi juba nii palju, et me tulime siia ja lihtsalt jäime magama. Ja nii palju siis Ravaist praegu tundub, et siin on kõvasti odavam. Näiteks rolleri rent oli meil 5 päeva võtsime ja see maksis siis 1400 bahti ja eelmises kohas oli siis nädalahind 2000 bahti. Ehk siis see on veits odavam, siis toiduhinnad või restades siis söögid tundusid palju odavamad, et siin saab ikka juba mingi 70-80 bahtiga ka söönuks. Patongis väga alla 150 bahti midagi ei leitud. Nii et jah, kõvasti odavam tundub siin. Ja siis jah, täna hommikul ärkasimegi veits enne 8, käisime söömas ära, meil on nüüd siin hommikusöök ka hotellis sees, et sõimegi hotellis hommikusöögi, siis tegin tööd paar tundi, käisin trennis, tegin kardjat täna, meil reaalselt jõusaal on siin samas, nii et siin saab veits trenni ka teha, kuigi see on nii pisik, et ma arvan, et ma ikkagi lähen kuskile normaalsesse jõuksiga, et siin Ravail on selline fitness street ja seal on siis hästi palju igast mingid jõusaalid, taiboksi areenad, ma ei tea, kas see on õige niimoodi öelda, taiboksi siis trennid, et jah, hästi palju sükest trennivärki on siin. Jah, praegu Karl läks juuksurisse, siin on juuksur mega odav, kui tal Eestis on juuksur mingi 50-55 euri, siis siin on palju läks 100. Palju pahtelitas, 10 eurot. 300 bahti. Oot, igatahes siin läks 300 bahti praegu tal juuksur ja Patongis oli 700, ehk siis see on umbes 10 eurot ja lõikas ilusti või? On küll ilus ju, ilusamini minu arust kui Eestis. Jah, igatahes väga odav juuksur. Ja siis täna praegu, just hakkas sadama. Nii et ma ei teagi, kas me ootame ilmselt nüüd, kui see vihm jääb järgi ja siis lähme vaatame, sõidame siin natuke ringi ka. Tulime nüüd siia, jalutasime hotellist vist mingi 10 minti umbes praegu ja võtame rolleri ära ja siis vaatame siin natuke ringi. Siin on täiesti uus meie mõlema jaoks, nagu mitte midagi ei tea, mis siin on. Ma ei tea, see koht, kus me oleme, tundub veits siuke rahulikum, hästi palju siukseid kohalikke ja nagu väga teine vaip kui seal Patongis. Käime söömas ja siis tahaks täna veits varem magama minna, sest kui me eile käisime väljas ja tegime mingi paar kokteili ja mul täna oli siuke tunne, nagu ma oleks mingi 3 päeva järjest joonud, nii et jah, tahaks täna lihtsalt varem magama minna ja välja puhata. Aga jah, siukse saime siis. Oli vist, kui ma õigesti kuulsin, 1400 bahti. Ehk siis 5 päevaks, nagu, ma ei tea, suht olematu raha ikkusin nende asjade eest. Nii Ravail siis esimene söök ja nii palju, kui me siin praegu oleme jõudnud vaadata, siis siin on hinnad jagatud 2 võrreldes Patongiga. What if the years turn into gold? The longer we live, yeah, the more we grow. We could be 100 miles apart, but it's never far. Tulime nüüd kodust mingi 5 minti vist umbes sõitsime. Ja siuke koht siis, see on, ma ei tea, Karl ütles, et see on siin Ravail üks põhilisemaid kohti vist, kus tehakse taiboksi. Et ta vaatab, kas ta saab siin hakata trennis käima. Et siin on päris suur see värk. Tegelikult siin, see maja on jõusaal. Ja ma vaatan, ma tulen ka võib-olla millegi siia trenni. Aga mis veel huvitav, eile arvasin, mul terve päev ikkagi pea nagu veits valutas ja siuke, ma ei tea, hästi väsinud oli olla. Ma mõtlesin, et see oli sellest paarist kokteilist, mis me seal üleeile õhtul tegime. Aga nagu mul mitte kunagi pea ei valuta peale joomist, siis kui ma olen veits alkoholi tarbinud. Mul võib olla see, et mul on paha olla ja süda on paha järgmine päev, aga põhimõtteliselt kunagi mul pea ei valuta.
ja siis ma mõtlesingi, et kuidagi imelik nagu. Ja siis täna nüüd lugesime, et eile oli magnettorm ja see siis mõjutab 30% elanikkonnast ja põhilised sümptomid ongi siis väsimus, peavalu ja ta vist südametööd vist võis ka mõjutada, et kellel südahaige on, siis ta vist ei pidanud väga hea olema. Ma selle kohta nii täpselt ei tea. Aga jah, nüüd ma olen täiesti kindel, et see eile oli sellest magnettormist hoopis, mitte sellest paarist kokteilist, mis me seal jõime. Nii et jah, ja täna on ka veel natuke siuke, ma ei tea, siuke väga väsinud ja ma ei tea, natuke imelik olla. Nii et ma ikkagi tegin trenni ka, mis võib-olla ei olnud kõige targem otsus, aga jah, nüüd siis ootan ära, kui Karl käib uurib, kas ta saab siia trenni minna ja siis me lähme vist võtame midagi süüa, äkki isegi koju kaasa, võib-olla 7-Elevenist midagi lihtsalt ja ma arvan, et ma teengi seal toas täna tööd. Ma ei tea, kas me lähme üldse kuskile, et vaatame jooksvalt. Ja siis tuleb homme siia kell 11 eratrenni. Me oleme siis muidu sealt Ravai rannast, arvan mingi 5-minutilise sõidu kaugusel. Siis praegu tulimegi, sõitsime siia. Käime ikkagi söömas siin kuskil. Tulimegi nüüd kohe siit üle tee seesama burgeri kohta. Näeb päris hea välja. Käisime söömas ära, ülihea söök oli ja maksma läks mingi 800 bahti. Ehk siis, ma ei tea, siin siuke tavaline hind. Aga me tulime vaatame siin kõrval on mingi kaubanduskeskus. Vaatame siin ringi. Et ja see Ravai on täiesti siuke, kus me pole kumbki käinud varem. Kõik on täiesti uus, me oleme ainult Naiharni rannas käinud ühe korra. Aga kõik muu on siin avastamata. Hästi palju rahulikum tundub siin kui Batongis ja Karanis ja seal pool. Siin on siuke chill vibes. Tere hommikust. Meil on siis täna neljapäev, 27. märts. Ja eile siis me ei teinudki õhtul enam midagi, lihtsalt olime hotellis ja puhkasime. Ja nüüd siis käisime hommikusöögil ära ja lähme nüüd trenni. Karlil hakkab 11 taiboks ja siis ma lähen ikkagi sinna jõusaali. Mul peaks jalapäev olema, aga mul on sellest, mis päev me taiboksis käisime, esmaspäev või? Täna on neljapäev ja mul on sääred ikka veel nii valusad, et ja ma proovin kuidagi soojaks saada, isegi saab normaalselt teha. Jõudsin koole ja ma pean siit nüüd omale selle ühe korra pääse ostma. Ja see oli vist mingi 200 bahti kord. Ehk siis umbes 6 eurot, natuke vähem. Ega see on mingi hädas nii jõusaal ei ole. Hotellis oli veel väiksem, seal oli põhimõtteliselt jalgadele poleks saad teha, ainult oli extension. Nii et jah, ma arvan, et siin on võiks parem teha. Teen kõigepealt mingi 10 minuti kõndi soojaks lihtsalt ja siis hakkame pihta. Nii, minu trenn on tehtud nüüd. Suht siuke raske oli täna, aga ikka tegin ära. Aga ma ei tea, kas sellest taiboksist või siis ma lihtsalt jõin eile vähe vett.
aga jalad olid kuidagi nagu nõrgad lihtsalt, ma ei tea. aga see on normaalne, alati ei olegi väga head trennid. et jah, nii on. nii et ma ei tea, Karlil vist peaks ka lõppema kohe trenn, lähengi vaatan. las ta hakkab lõpetama ja siis teeme koju pessu. käisime pesus kiirelt ja võtsin 7-Elevenist praegu mingi väikse snäki seal trenni kohas, ilma mingid protesheigid ja lähme ikkagi randa. aga jah, väga väsinud on olla täna. aga veits süümekad tekivad, kui siukse päiksepaistelise ilmaga toas istud. me jõudsime nüüd Naiharni randa, sõitsime sealt kodust 10 minti siia. vesi on nii palju ilusam, kui siin kunagi oli. ma pärast näitan, hästi hele sinine vesi. tulime nüüd ühte siia söögikohta, siis Karlil läks kõht jälle tühjaks. või noh, jälle. peale trenni ta ei söönud midagi, ma sõin. aga siin on nii huvitav menüü. aga jah, ma ei tea, ma vist võtan ainult kokasiira praegu just, mul ei ole kõht eriti tühi. ja see on siuke veits turistikas koht siis jälle. ja siin on ka hinnad ikka kohe suht samad nagu Batongis olid. nüüd jah, ikka siukestes turistikates igal pool samad hinnad. muidugi nende tai hindadega nii ära harjunud, et siin vaatad 100 pahti, et nagu suht kallis, siis hakkad mõtlema, et eurides see on ju mingi 2,70 või. tulime siia randa ja tahtsime tooli võtta, aga kõik toolid on kinni. nii et siis me paneme oma rätikud maha ja oleme kuskil. Õnneks päike ei ole väga kuum enam, kell hakkab juba 3 saama. ma arvan, et eks me veits oleme käinud. me olime siis mingi tund aega rannas, käisime ujumas ja siis tulime kohe tagasi, käisime pesus ja nüüd ma teen siis kiirelt ennast natuke korda. nagu ainuke asi selle hotelli juures halb on see, et siin ei ole normaalset valgust ja ma pean oma väikse peegliga siin kuidagi meigi tehtud saama. nii et jah, sätime ja siis Karl tahab massaaži minna. ma vaatan, äkki ma saan siin pediküüris ära käia. kui ei saa, siis lähen ka vist massaaži. mul on concealer täiesti otsakorral, nii et ma üritan siit veel natuke midagi saada, aga see on täiesti tühi. no natuke midagi tuleb veel. ega ma siin eriti mingit meiki ka ei tee. panengi tavaliselt selle Lumid lotioni peale natuke bronzerit ja blushi ja concealerit ja kõik. siin ei tule mitte midagi enam. mul on see Maybellini Sun Kisser. see on väga hea. mul on see juba teine topsik, teine pudel, mis iganes, teine tuub. siis mul on see Narsi blush, see on mul lemmik. ja mul on see väike, aga mul on see teine juba, aga see on täiesti ülihea ja seda läheb nii vähe. ma vist kasutasin selle eelmine kord mingi 1,5 aastaga äkki ära. et püsib kaua. hästi mõnus ja siukse kerge jätab. siis mul on mingi siuke Sampure, Sampure. ma ei tea, kuidas seda hääldama peab. ta on siuke veits mingi glow'ga. aga ma ei tea, ma ikka kasutan seda. tahaks teiega seda Huda Beauty't proovida. aga ma tahan enne oma vanad asjad tühjaks saada. niisugune.
ikka brightening veits ka. Ma ei tea, okei küll vist. Mingi 5 minuti make-up. Ja siis veel setting spray Urban Decay oma. Ma panen seda Diori huulakat ka natukene. See on siuke hästi kerge roosa. Nii rohkem ma ei viitsigi midagi teha. Ripsmeid ma pole ka mitte ühtegi korda siin reisil värvinud. Muidu on siin Aasias kõik ülitore ja nagu kõik meeldib, aga ainuke asi on see, et soeng on kogu aeg sassis. Teed end ilusti korda ja siis sa lähed kohe rolleri peale ja soeng on läinud. Või sa naerad, sa ise ütlesid ka, et see on kõige kurvem asi siin. Tulime siia, ühesõnaga sõitsime siit Naiharni jälle tagasi, siis Karl nägi mingit Fighterite Heidi-poodi, mis iganes, kus neid boksi asju müüakse. Ja siis ta tahtis sinna minna, siis ta leidis seal mingid püksid omale. Tahtis kaardiga osta, aga seal oli mingi miinimum spend, mille eest pidi ostma ja ta nii palju ei tahtnud. Nii et nüüd me siis jalutasime sealt kuskilt nurga pealt siia 7-Eleveni juurde ja siis ta mingi vaatab, et siin ei ole seda rahavahetuspunkti, kus ta tahtis raha vahetada. Et siin on nüüd see pangaautomaadist saad võtta välja, aga siin tuleb päris korralik summa juurde teenustasu. Ja siis ta mingi, ma viits edasi ka kõndida, et siin ei ole seda. Ja siis ma mingi vaatan lihtsalt nagu see on siin samas, nii et ta saab ikkagi see raha vahetada. Vaata, meie joogid tulevad. Me on selle margarita ära ja siis ma võib-olla räägin, mis minuga juhtus. Ma vist olen nüüd natuke ennast kogunud, et ma suudan sellest rääkida. Okei, igatahes siis. Mina paha aimamatult. Pidin minema siis pediküüri kõigepealt, aga ma ei saanud sinna aega. Ja siis Karl läks oli spordimassaaž seal, on ja? Ja siis ma mõtlesin, et võtan siukse selge õlap, tundus siuke mõnus. Ja siis ta hakkas tegema seda. Kõigepealt ta alustas säärtest ja mul olid sääred sellest boksist nii valusad, et ma ei saanud isegi kreemitada ennast ise enne niimoodi, et mul valus ei läks igatahes. Ja siis ta ronis mulle 2 ratsi selga või nagu 4 käpukil. Ja siis ta lihtsalt, ühesõnaga, see oli nii valus ja see oli tund aega. Ja kui see massaas ära lõppes, siis ma lihtsalt hakkasin täiega nutma. Ja siis ma pärast hakkasin mõtlema ka, et see ei olnud tegelikult sellest vist, et ma ei tea, et ta nüüd nii valus oli ja see lõppes ära ja et siis ma nutan. Aga see oligi see, me guugeldasime ka, et mingid pinged siis, mis on, ma ei tea, väga kaua sul kehas olnud ja et kui ta need vabastab, siis see võibki hiljem tekitada mingi siukse emotsionaalse, ma ei tea, virvarri. Aga see oli väga valus ja see oli ka põhjus, miks ma enne siin ütlesin, et mulle on vist hakanud siin massaaž meeldima. See oli täpselt, patongis oli siuke, et ta teeb, see on valus, aga see on okei. Aga siin, no see oli ikka jõhker ja ma arvan, et nüüd mul on järgmised 7 aastat, kus ma ei taha mitte ühtegi massaaži minna. Et nii kui sa siin seal ära unustad, et korraks lased oma selle valvsuse, lased alla ja mõtled, et tore massaaž, lähen lihtsalt niisama, see ei ole nii, sa pead alati valmis olema kõige hullemaks. Ja see oli ikka väga hull, ja siis me läksime sööma ja siis ma seal mingi tund aega üritasin rääkida sellest ja ma hakkasin iga kord nutma ja siis
ilmselt need teenindajad seal ka mõtlesid, et huvitav, mida see Karl mulle teinud on. Ja siis mingi väike poiss tuli ja müüs seal lilli ja siis Karl ostis veel lilled ka ja siis ma mingi nutsin ja naersin seal vaheldumisi. Aga see oli rets, nii et ma ei tea, kas keegi saab öelda, et ta on käinud massaažis ja ta on peale massaaži hakanud lihtsalt täiega nutma. Igatahes jah, selline lugu. Tere hommikust! Tänane plaan on meil siis minna ühte jõusaali. Tundus suht lahe piltide pealt, hästi suur ja seal on Technogym'i masinad. Nii et ma tahakski seal filmida kodulehe jaoks ära uute programmide jaoks videod. Nii et me vaatame, kas saame sinna minna. Siis ma arvan, et seal läheb veits aega ja siis jah, tõld saabus. Ja minek. Palju näitab? 6 minutit. 6 minutit ainult sõita sinna. See on siis tegelikult üks resort siin, Stay Wellbeing Lifestyle resort ja see on siis nende jõusaal siin. Saime ikkagi loa siin filmida, et siin ja lihtsalt ei ole niimoodi, et tuled ja tahad filmida siin, et ikkagi management kutsuti kohale ja siis saime loa. Et jah, aga tundub üli äge jõusaal, mingi 3 korruse peal on. Nii et jah, väga hea valgus on ka siin jah. Nii, tund aega hiljem, veits rohkem vist tegelikult saime valmis oma asjad. Ja nüüd läheme koju ja mul on vist kõht nii tühi, et tahaks kiirelt sööma minna. Tulin nüüd hoopis siia basseini äärde praegu natukeseks. Ikkagi viimased päevad, nii et ei saa siin seda päikest raisku lasta. Mingi 40 minti oli, ma rohkem ei viitsin, siis mul üks kõht nii tühjaks. Nii et ma lähen panen nüüd riidesse ja siis sööma. Tulime siis praegu Ravaile sööma seekord ja täiesti suvalisse kohta tulime sisse ja nägid kõik söögid nii head välja. Ma võtsin siis paatai, võttis panen kari ja sibularõngad. Kui keegi Ravail mingit head söögikohta otsib, siis Vidanova. Reaalselt kõige parem sööd, mis me Tais söönud oleme. Mõlemal oli 10 seal. Karl mõtles, et ta teeb ühe väikse magusa snäki veel. Ja siis toodi siuke asi. Ma olen siin terve reis tahtnud minna õhtul kuskile Sunseti vaatama, aga me pole ükski päev jõudnud. Ja nüüd meil on siin meil ongi ainult 2 õhtut jäänud. Täna ja homme ülehomme läheme minema. Ja eile peaaegu jõudsime randa niimoodi, et siis oli juba läinud, nii et ütleme nüüd äkki täna jõuame. Tulime siis siia Naiharni randa, kus me eile käisime. Täna ei ole kahjuks nii roosa taevas kui eile. Täna veel huvitav oli, Bangkokis oli täna mingi mega suur maavärin, 7,7 või magnituudi. Aga jah. Tegime siin siis, sain Karli kuidagi nõusse, et ta teeks must paar pilti, sest ta võikab piltide tegemist. Igatahes, nüüd me lähme, vist sõidame siin Phuketi saare suht keskel. On veel üks mingi kaubanduskeskus, kus me oleme ka kunagi käinud. Me üks päev sõitsime sealt mööda ja siis vaatasime, et sinna oli veel mingi teine osa ka tehtud. Nii et ma arvan, et me vist sõidame nüüd sinna täna, sest homme õhtul tahaks veel sinna Naka Marketile minna. Nii et jah, ega meil siin väga enam
päevi järgi pole, et kui midagi tahta teha, siis me peame need nüüd ära tegema. Ta lihtsalt nii väga vihkab piltide tegemist. Üle 30 minuti sõitsime siia ja mul oli pats pealael ja kiivriga. Pealagi on nii valus. Mega suur kaubanduskeskus. Tõepoolest, aga nagu hästi palju korruseid. Ma avastasin, et siin on Sephora. Ma ei teadnud, et siin on. Nii et ma tegin seal kiire shoppingu, sest Karl ei viitsi väga oodata. No see oli kiire. Kell on tegelikult 9:30 juba ja kella 10 pannakse poed kinni. Põhimõtteliselt ainuke pood, kus me oleme käinud, on Sephora. Sinu taldadega läks ka jumala kaua aega. Minu taldadega, sina oma Igatahes jah. Enam meil siis pool tundi aega ringi käia. Kella ei nii palju, kui me nüüd jõudsime tagasi oma siia kodu lähedale, nii et me tulime jälle 7-Elevenisse ja võtame siit lihtsalt, ma ei tea, mul ei olegi üldse kõht nii tühi täna, ma ei tea, mul on sellest lõunasöögist ikka veel kõht täis, ma ei tea, kuidas see võimalik on, sest ma söön siin mega palju, aga nüüd võtsimegi mingi vett ja need toastid on siin õlipopid ja siis minu lemmik on see ikkagi iga päev. Võtan vähemalt ühe. Täiesti head. Siin veel on, mida ma võtan. Ma ei tea, kas need ka siin nii hästi toimivad, aga mingid, mis on ka mingid mis iganes, mingid drink, need toimivad nii hästi, ma olen nagu beebi maganud, aga me ei ole leidnud siit enda 7-Elevenist. Nii et see on natuke väsin, ma ei tea, mis ma öelda tahtsin. Okei, davai, head ööd. Täna on siis laupäev ja me lähme nüüd randa, kell on 11:30. Nii et lähme veel päevitame ja siis tuleme või lähme käime lõunat söömas seal, kus me eile käisime ja siis koju pesema ja õhtul lähme siis Nakamarketile. Et mõtlesime, et siin nüüd trenni enam viimased päevad ei tee. Muidu see võtab siin liiga suure ajast ära ja me ei jõua enam midagi muud teha. Lihtsalt puhkame veel täna ja homme ja võtsime randa. Saime täna siia toolidele ka. Jõukuga laidele. Välimegi siis mingi natuke vähem vist 2 tundi korteris. Täna on märgiline päev, sest mina ütlesin esimesena, et kas me hakkame juba ära minema. Ma ei tea, ja vanasti ma olin see, nagu ma väga palju noorem olin. Ma olin niimoodi, et ma läksin hommikul randa ja siis ma võisin seal vabalt mingi 7 õhtul olla. Ja nagu ma ei viitsi lihtsalt enam paigal passida 2 tundi nagu lagi. Ma ei tea, mis juhtunud on. Aga igatahes jah, nüüd lähme sööma ja siis koju pessu ja siis Nakamarketile õhtul. Tulime jälle siia samma Vida Novasse sööma, aga ma seekord võtsin mingid muud asjad, nii et kui tulevad, siis ma näitan neid. Mina võtsin siin litsi matša ja Karl võttis mingi mangomahla, aga head. Mida seda ma ei proovi. Teeme teist testis. Siin on need matšad igal pool nii head, et ma ei tea, Eestis ikka annab otsida kohta, kus leiaks mingi hea matša. Ma arvan, et see maitseb isegi sulle, sest see on selle maitsega nagu kõik need kollageenid ja need shotid ja asjad siin on.
maitse või? minu arust see on nii. Ma võtsin siis mingi kanakokke ja Karl võttis sama mis eile, panen karririisiga. Nii, ma hakkan siin nüüd ennast korda sättima vaikselt. Ma mõtlesin, ma näitan kiirelt, mis ma eile ostsin sealt. Tead, mul seal väga palju aega polnud, siis tegelikult ma vaatasin, et siin on minu arust kõik asjad veits kallimad kui Euroopas kuskil. Aga jah, concealer mul oli siin täiesti otsas, täiesti tühi, nii et ma tahtsin seda täiega proovida, aga seal ei olnudki neid suuri, nii et ma sain selle Travel Size'i, aga võib-olla see on isegi parem, sest äkki see ei meeldi mulle. Aga ma olen selle kohta nii palju head kuulnud, nii et ma arvan, et see on hea. Igatahes see on siis see Kousase oma. Ja neid oli ka seal oligi vist ainult mingid 2 tooni, nii et ma loodan, et see sobib mulle. Nii et see. Ja siis täissuuruses ma ostsin selle Rare Beauty Blushi. See toon tundus lihtsalt nii ilus, et lihtsalt pidin selle ostma. Siuke siis. Nii et jah, väga palju rohkem midagi ma ei ostnudki, et 2 asja. Ja need läksid siis maksma 42,50 vist äkki või. Saime valmis, kell mingi 5 saama ja nüüd me hakkame siis sinna Nafka marketile sõitma. Seal oli eelmine kord nii pala, et ma võtsin ikka oma lehviku ka kaasa. Ja nüüd siit me sõidame vist sinna äkki mingi pool tundi umbes. Vist tegelikult suht sama nagu Batongist läheks ka rolleriga vist mingi pool tundi. Jõudsime kohale. Tahakski nüüd, mis see vähe rahvast nii rahulik, 36. Tahaks kodustele leida mingid kingitused ja siis tahaks neid kartuleid kindlasti veel süüa. Ja ma ei teagi. Leiab midagi ägedat, siis ostaks endale ka veel midagi. It was, I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. My heart is all Väga palju rahulikum on siin täna, kui eelmine kord, kui me siin käisime. Kell on mingi 7:30 juba ja veits veel jalutame ja lähme võtame oma kartulid ja sööme oma kartulid ära ja siis vist lähme, ma arvan, tagasi on ja sööma kuskile. Ja siis me peame pakkima ka veel hakkama. Ja me peaks minema hotellist veel küsima, kas me saame late check-out teha. Lihtsalt nii palju on täna teha veel, aga kell on juba nii palju. Tahaks juba magama minna varsti. Kuulen. Teil ei näe seal väga soe välja. Käisime söömas ära, ma tegin veel kiirelt perega videokõnest. Ma oleks pidanud ju tegelikult ka Eestis juba olema ja meil oli seal siis sünnipäevade pidamine, nii et ma liitusin nendega videokõnega. Aga jah, käisime veel 7-Elevenis. Ma ostsin mingit nänni kaasa ja kingitusi veits. Nii et jah, nüüd me kell on tegelikult jumala palju, kell on mingi 10 juba. Ja uurime, kas saame late check-out'i teha ja siis lähme pakkima. Saime siis vähemalt nii palju, et kella 1-ni saame homme siin olla. Aga saame vähemalt, seal on mingi spa-ala põhimõtteliselt, kus meist saame pesus käia enne. Kui meil siis auto järgi tuleb, uuesti õhtul tullakse järgi. Nii et siis saab õnneks homme ka veel ikka siin olla. Hommikust viimane päev siis. Ärkasime mingi 9 umbes, käisime söömas ära. Eile, jumal, ma pakkisin reaalselt mingi poole ööni oma kohvrid. Enda arust ei ole siit nagu väga midagi ostnud, aga nagu see pakkimine lihtsalt on nagu nii palju asju, ma ei tea. No ma loodan, et kõik mahub ära ja ma äkki saan midagi kaardikohvrisse ka panna, kui vaja. Aga ja praegu siis Karl läkski veel linna massaaži. Ma ilmselgelt olen veits traumatiseeritud sellest eelmisest korrast. Ma ei taha ühegi massööri lähedale ka minna. Nii et jah, ma veits tegingi siin tööasju ja nii et ma üritangi natuke veel oma kohvrit pakkida, kõik asjad valmis panna. Naudime siis seda viimast väikest siin veel. Mega kahju on ikka koju minna. Ma ei tea, mul vist siuke tunne, et ma hakkan nutma seekord, kui me siit ära lähme. Et jah, mulle väga meeldib Tai. Väga meeldib ja nii tore reis oli.
et jah. Aga ma pean ütlema selle massaaži kohta, et tegelikult see oli väga hea ja mul oli nagu väga veider tunne peale seda õhtul, nagu kuidagi keha oli täiesti teistsugune, nagu oligi reaalselt nagu nii sihuke vabastav oli olla või väga nagu veider ja need emotsioonid kõik, mis käisid nagu, see oli väga huvitav kogemus, aga jah. Ma peaks seda ette ilmselt teadma, et kui ma lähen sinna massaaži, et see tuleb selline, et see oli nagu ja ma olin nii ära harjunud selle siukse mõnusa hea massaažiga ja siis läksin ja see oli lihtsalt nagu, see läks nagu 0-100. Ta ei hakanud nagu, et alguses rahulikult teeb, vaid see oli ikka nagu kohe siuke tugev massaaž. Aga ei, tegelikult oli lahe kogemus, aga mul oli järgmine päev ja siiamaani mul on tegelikult lihased sellest ikka väga valusad, et ta tegi ikka väga tugevasti. Aga jah, praegu ma natuke aega väldin seda. Mul läks küll vaevu kohver kinni. Nagu, ma õnneks sain osada sealt Karli kohvisse panna, aga ma pean nüüd selle pärast kuskile mahutama. Ja, aga ma arvan, et kui ma siit võtan oma mingid pikad reeded välja, siis äkki mahutab ära midagi. Aga mingi käpp oli kohvri peal ja siis kahekesi tõmbasime kinni. Nüüd siis jätame oma kohvrid siia ja lähme veel basseini äärde. Väga hästi läks, ma sain ja nüüd veel mingit rääkitud. Saame siin basseini ääres olla ja siis seal on mingi siuke, ma ei tea, saunamaja põhimõtteliselt, siis seal on mingid dušid ja et saab pärast korralikult ennast puhtaks pesta, aga tegelikult meil ei olegi enam väga palju aega, sest kell on juba 1:30. Me tahaks veel käia siis söömas, enne kui me peame rolleri ära viima. Nii et ma arvan, et mingi siuke 1-1.5 maks saamegi sinna alla ja siis peaks juba minema linna tagasi. Mul oli kõik nagu enam-vähem väga hästi läbi mõeldud. Ainuke asi, et käisin nüüd siin pesus ära ja siin ei ole fööni ju. Pean siin selle vendiga arvist seisma ja juukseid kuivatama. Oi ju. Viisime oma rolleri ära vahepeal. Nüüd on kell 4, 6 tuleks järgi ja mul on veel münte täiega järgi, nii et kõnnimegi praegu tagasi hotelli poole, aga meil jääb tee peale 7-Eleven. Nii et siis võtame sealt veel midagi juua ja siis lähme hotelli. I didn't hear the sirens. I didn't want to see the warning signs. And now I pay the price, yeah. Oh, I should've known. It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. Nii, ma olen siin nüüd vahepeal koju jõudnud, lennud läksid väga hästi, ma sain isegi magada ülinormaalselt, lend oli 10 tundi Phuketist Istanbuli ja ma magasin sellest, ma arvan, et mingi 6 tundi vist vähemalt või, igatahes väga hästi. Ja teile ka väike häkk või jah, mis iganes nõuanne, et kui teil on pikad lennud ja kui vähegi võimalik, siis bookige omale öine lend, et siis on suurem tõenäosus, et saate magada ka. Nii et jah, Tai reis on nüüd läbi saanud. Tõesti loodan, et teile meeldisid need videod, et neid oli huvitav vaadata. Võite mulle kindlasti mingit tagasisidet anda, mida tahaks rohkem näha, mida võib-olla vähem. Et jah, igatahes, kui sulle see video ka meeldis, siis pane palun like ja subscribe ja loodetavasti näeme juba järgmises videos. Tšau!